Eestist oli ainult üks raamatukogus, mis oli ühtegi pilti ei olnud seal sees, ainult mingid musta pastakaga mingid joonistused. Ma üldse ei saanud ette kujutada, milline see Eesti on. Nagu ma arvan, et alguses oli nagu, võib-olla paljudel on see, et sul on ikka suur koduigatsus, siis ei olnud nagu Facebooki ega Skype'i ega midagi ja siis sa pead kuidagi nagu suhtlema oma nagu inimestega ja siis mul nagu tekitas see turvatunnet, et kui ma riputasin need kirju niimoodi, et mul olid nagu nöörid ja siis nende pesu nendega nagu riputasin kõik kirju, et nagu mu tuba oli nagu siuke kirjade džungel ja lisaks oli veel see piimapakkide hullus mul, et mulle väga meeldisid need, tol ajal olid sellised päkapikkudega ja jõuluvanadega huvitavad piimapakid ja siiamaani ei tea, kes need tegi, aga ühesõnaga mina kogusin vähemalt 200 tükki ja siis mul on need Ungaris siiamaani need alles piimapakkide kollektsioon. Ja mitte ainult piimapakk ja siis ma avastasin, et need kassidega jogurtid on ka. No igasugused veidlused mul olid, et ma arvan, et ma ei olnud nagu lihtne esimene vahetusõpilane ja mul olid kogu aeg mingid case'id nagu ja mul ei olnud kellegagi suhelda ka, sest ma olin üksi, et ma olin esimene ja tol aastal siis ainuüksi. Kindlasti see õpetas seda, mida nagu, ma arvan, kõige suurem õpetus, et ma saan hakkama. Et seda nagu, mida nagu keegi ei saa sulle õpetada, seda saad ainult ise õppida, kui sa oled sellises situatsioonis. Et ma arvan see, et mul ei teki hirmu sellest, et issand juba, mis nüüd saab, et kui mul ei ole raha või mul ei ole telefoni või mis iganes, et see turvatsooni, kogu aeg sa pead oma turvatsoonist nagu välja astuda. Ja see on see, mida ma arvan, IFU nagu õpetab. Aga pärast Eestit tegelikult ma olen elanud igal pool. Et ma elasin Türgis, ma elasin Iisraelis natuke, ma Rumeenias olin 7 kuud, Rumeenias oli ka väga äge. Aga kuidagi ikka ma arvan, et Eesti on minu saatus.